ma panin salvestama igatahes. Super, inimesed ootavad, ma olen kuulnud linna pealt nagu siukest legende. Need ei ole legendid, vaid need on faktid, et inimesed käivad linna peal ringi nagu zombid ja ootavad. See on see uus ahvirõuged. Neil on ahvirõuged ka, jaa, aga ühtlasi neil on kõik podcastid kuulatud ja nad ei saa aru, et miks juba ei dropita uut popkulturistide osa, nii et sellepärast on ka väga hea, et sa nüüd lõpuks salvestama panid. Jaa, tõsi. Kui teil ei ole midagi kuulata ja te ei taha meid kuulata, siis ma täna vastasin ühe väga huvitava podcasti. Palun räägi sellest. See kohe esimene asi muidugi, mis me teeme, kui me pole pikka aega salvestanud, on räägime oma podcastis, miks meid mitte kuulata ja mida selle asemel kuulata. Aga Twitteris on siin erinevad kasutajad, kelle kahjuks nimesid ma nii hästi peast ei mäleta, et osata viidata, teinud siukseid postitusi, et mis raamatuid tasub lugeda, mis raamatuid ei tasu lugeda ja kuhu te oma raamatuid riiulisse panete ja kuidas te ühesõnaga hästi suur raamatute teema on viimastel paaril päeval nagu Twitteris, Eesti Twitteri kogukonnas läbi käinud. Ja keegi mainis seal, et tema nagu väga soovitab lugeda Dante jumalikku komöödiat. Mida ma olen üritanud audioraamatuna kuulama hakata ükskord oma elus, see on väga põnev, aga see on päris keeruline teos, millest läbi närida. Ja keegi Twitteris, jällegi mul on hästi kahju, et ma nüüd ei ole välja otsinud ja ei tea, kes see täpselt oli, aga soovitas sellist podcasti nagu Walking with Dante, mille nagu nimi ütleb, on see põhimõtteliselt siis podcast, kus on võetud ette Dante jumalik komöödia ja rida reahaaval siis loetakse seda ja kommenteeritakse ja selgitatakse, miks Dante nii kirjutas, mis see tähendab, mis see ajalooline kontekst on, kuidas see kõik sündis ja kõike muud, nii et ääretult põnev. See kõlab kontseptsioonina, see kõlab sarnaselt selle podcastiga, mida ma arvasin, et ma kindlasti kuulan läbi, aga tegelikult ei suutnud üle 5 minuti kuulata, see oli Pariisis tegutseva, võib-olla legendaarse raamatukaupluse The Paris, mis selle nimi on? The Paris? Ma võin googleldada. Vabandust, ma olen The Paris Review'ga segamini, mis on kirjandusajakiri, aga ma tahtsin öelda, et Shakespeare and Company on see legendaarne raamatupood, mis asub kohe selle teise kuulsa koha kõrval, mis Pariisis on, see Notre Dame on vist selle nimi. Sina, kui kuule värskelt prantsuse keele eksami ära teinud inimene, kuidas sa hääldad Notre Dame? Notre Dame? Oui, très bien, Ivo. Merci. Lähme edasi, see Shakespeare and Company raamatukauplus andis välja, ma ei mäleta, kas see oli James Joyce'i sünnipäeva või siis selle Ulysses sünnipäeva puhul ka sellise podcasti, limiteeritud podcasti sarja, kus nad siis loevad peatüki haaval ette seda modernismi tippteost, millest väga vähesed inimesed maailmas aru saavad ja ühtlasi siis ka muljet. Sina oled üks nendest? Mina üks nendest, kes on lugenud või aru saanud? Jah, aru saanud ikka. Aru saanud olen natuke, lugenud läbi ei ole, aga mul on Ulysses selline plakat kodus. Arusaamise asemel on sul plakat? Ei, see on väga huvitav plakat, see on selline plakat, kus on terve Ulysses tekst algusest lõpuni ühe plakati peal üli pisikeses kirjas. Sest et see raamat ju trükituna on harilikult, oleneb väljaandest, aga harilikult see on umbes siuke 700 kuni 1000 leheküljeline siuke tellis. Teos, jah. Et ma ei tea, see on kuidagi inspireeriv mulle, kui ma näen seda kirbu sitta vahepeal seal klaasi all ja satun mingi suvalise lause peale, sest et mulle Ulysses on siuke raamat, et kui sa nagu saad lainele, siis see on väga-väga huvitav trip. See on väga-väga huvitav trip. Ma mõtlesin, et sa hakkad mulle rääkima, et sa küll ei saa sellest aru, aga et see on umbes sama nagu, et ma ei ole küll kunagi Metallicat kuulanud, aga ma ostsin H&M-ist nende särgi. No see päris nii hull ei ole, aga see on nagu enam-vähem nii hull. Et see on ikkagi, see ei ole ka väga palju
parem olukord. Mul on täna hästi ülemeelikus tujus, mul on väga imelik päev olnud. Ja ma olen sinu magamistoas ja kell on juba, läheneb 11, nii et jumal teab, mis siin veel kõik juhtuda võib. Salvestame saate ruttu ära. Ma lihtsalt... Kuule, see on, kusjuures, oota, enne kui sa räägid oma ülemeelikusest, see on tegelikult oluline asi, mida mainida, et üle aastate me salvestame ühes toas, ühe laua taga istudes. Seda pole tõesti väga ammu. See on täiesti jabur ju. Sest et me kogu aeg oleme olnud tuhandete kilomeetrite kaugusel üksteisest. Viimane kord oli see veel raadioga stuudios. Nii et seda, et me päriselt oleksime nagu minu kodus, mis nüüd ei ole küll enam see sama kodu, kus me alustasime, aga naljakal kombel, nii nagu elus asjad vahel juhtuvad, me ei asu ka väga kaugel sellest majast, kus me esimest korda salvestasime. Jaa. Nii et me oleme ringiga tagasi jõudnud siin oma juurte juurde, aga räägi oma ülemeelikusest siis. Ma lihtsalt olen esiteks üsna vähe maganud, ma ärkasin väga vara, sellepärast, et nagu sa viitasid, mul oli täna hommikul prantsuse keele eksam. Ma võin nüüd öelda, et je parle un peu français. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda õigesti. No, minu meelest peab ütlema nagu un peu, mitte en peu. Un peu? Okei. Cool. Un peu français. Aga... Ma ei suuda seda varjata, et ka mina olen natukene prantsuse keelt tudeerinud, ütleme nii. Et vabandust. Oui. Ma ärkasin vara, et selleks eksamiks õppida selgelt sellepärast, et ma olin hästi palju üle lasknud siin vahepeal, et ma oleks pidanud õppima ja ma eeldasin, et mul on juulikuus rohkem aega, aga viimased paar nädalat on mu ülemus olnud puhkusele, ma olen teda asendanud ja ühesõnaga mul ei ole nagu hullult palju aega olnud. Ja lisaks sellele ma ei ole seda aega ka kogu aeg ainult nagu ülimõistlikult kasutanud, ilmselt me jõuame sellest veel tänases saates rääkida, mida ma selle asemel olen teinud näiteks õhtuti, et prantsuse keelt õppida. Aga ma ärkasin vara, siis ma tegin eksami, ma käisin veel tööl, ma käisin sõbraga peale tööd kiirelt veel õlut joomas, peale mida ma tulin koju, sõin ja läksin jooksma ja vaatasin natuke School of Rocki ja nüüd me oleme siin podcasti salvestamas ja kell on juba varsti 11 öösel. Pean homme vara ärkama, et Saaremaale minna, nii et mu elu on imelik praegu. Su elu on täiega imelik ja nagu ma kommenteerisin ka siia sinu juurde jõudes, et näiteks üks väga imelik otsus minu meelest ongi see, et sa käisid sõbraga õlut joomas ja siis läksid jooksma pärast seda. Ma guugeldasin, kas see on okei asi. Vaata, vahel on niimoodi, et sa lähed sõbraga õlut jooma ja siis sa pead jooksma näiteks oma viimasele rongile või viimasele bussile või midagi. Ja sa alati lõpuks, kui sa nagu maha istud sinna bussi või rongi, siis on umbes, ma ei tea, mingi 7 minutit on umbes siuke tunne, et kas ma hakkan oksele või minestan või midagi halba juhtub nagu ja siis see läheb üle vaikselt ja see kuivad ära ka nagu, sest sa oled higistama hakanud ka kõvasti jooksmise ajal, aga sul oli okei, sa tundsid ma ei hakanud oksendama. Okei. Ma higistasin küll, aga ma jõudsin pesus äragi enne, kui sa siia tulid, nii et õnneks ma ei haise. See on see, muidugi ühes ruumis salvestamise sellised miinuskohad, et on võimalus näiteks, et üks meist haiseb. Aga täna on hästi läinud. Ma käisin ka duši all enne siia tulekut ja ma panin endale lõhnagi peale. Panin lõhna peale. Seda ma ei ole teinud. No võt. Vabandust. Ei, sa ei pea, sest et kõik on okei, nagu ma ei tulnud selle pealegi, ma ei mõelnud kordagi siia sinu ilusasse korterisse astudes, et kõik on kena, aga lõhna oleks võinud Ivo endale peale panna, et see jah, selles osas on kõik täiesti okei minu arust. Aga tõesti, meil on nüüd üle 6 aasta möödunud sellest, kui me seda asja alustasime. Me oleme taaskord üle pika aja ühes linnas koos, mitte ainult täna, vaid nüüd me elame taaskord üle väga pika aja ühes linnas. Viimati see juhtus, ma arvan, aastal 2000, ma ei tea, 18 või 17. Võimalik, ja nii et on möödunud pikka aeg. Ikka see pidi ikka 2018 olema. Ma arvan, et siis me salvestasime Raadio 2 veel oma viimaseid saateid 2018 sügis. Nii et tõesti on möödunud pikka aeg, kui me ei ole niimoodi salvestanud. On möödunud pikka aeg sellest, kui me salvestame üldse hakkasime seda saadet. Paljud kuulajad on juurde tulnud, paljud on ära läinud selle aja jooksul, sellepärast, et neid ei saa ka kuidagi süüdistada, et nad enam ei viitsi. Ja
me siin eelmine saade nagu veits lubasime, et me teeme ka sünnipäeva laivi ja värki ja noh, siis tuli juuli ja mina õppisin prantsuse keelt ja sina kolisid ja ma endiselt kolin. Ja endiselt kolid, nii et noh, ma nagu ei näe, et selle laivi korraldamine oleks nagu edenenud. Me oleme 2 korda rääkinud omavahel, ei no et võiks midagi teha. Viimati, kui me rääkisime, siis sai õhku visatud näiteks paari lokaali nagu nimed, et kelle poole võiks pöörduda ja kellelt võiks uurida, kas neil on ruume, aga ei, loomulikult me ei ole pöördunud, me oleme aga mõtted on välja käidud. Aga mõtted on välja, ja kui mõtted on välja käidud, siis neil on ka vahel siuke paha komme realiseeruda, ilma et sa ise lillegi liigutaksid, lihtsalt keegi teine teeb selle sinu eest ära. Ehk siis, ma usun, et meie kuulajate seas täpselt, et mina arvan küll, et meie podcast on eeskätt ikkagi tehtud ürituskorraldajatele, kultuurikorraldajatele. Ja ma arvan, et meie saade on eeskätt tehtud laiskusest. Jah, absoluutselt. Nii et ärge kartke võtta ühendust, võtta ühendust, kui kõik on juba ette ära korraldatud. Ärge kartke anda meile märku, et mis kell, mis kuupäeval, kus kohal olla. Ja siis me jagame seda oma sotsiaalmeedias ka, kus meie sünnipäev toimub, et see on nagu hea. Ma ei saa lubada, et keegi kohale tuleb. Me jagame neid meile ette juba valmis kirjutatud tekste, mida me saame kenasti copy-paste ida kuskilt Google Drive'ist või emailist lihtsalt oma personaalsetele sotsiaalmeediakontodele ja siis saade teeb ka ennast ise praktiliselt, ma kujutan ette. Sest nagu ma ütlesin, see saade on ikkagi suuresti sündinud laiskusest. Ja vaata, see on ka süübinud laiskusest. Sünnipäevadel on alati ju natuke nagu ajab ju pingesse, vaata, kui sünnipäevalaps lihtsalt nagu rapsib ringi terve õhtu ja ei saa kordagi maha istuda, kellegagi juttu rääkida, kogu aeg lihtsalt läheb kas nagu võtab külalisi vastu või siis, ma ei tea, pakub jooke või siis nagu koristab või ajab kedagi minema või ühesõnaga, et siis tekib alati see tunne, et istu maha nüüd korraks, kuule, et täna on sinu sünnipäev, et chilli natuke, tähistame, võtta rahulikult. Nii et me tahame ka nagu sellist nagu head sünnipäeva selles mõttes, et me ei taha nagu kultiveerida seda ülepingutava sünnipäevalapse trendi. Kui on üks asi, mida me ei taha, siis on ülepingutamine. Absoluutselt. Või pingutamine üldse tundub, sest ilmselgelt me ei ole pingutanud, et seda sünnipäeva korraldada. Aga ma olen sinuga nõus, kusjuures on eriti tüütu selliste sünnipäevade puhul, kus sa lähed kohale ja ainuke inimene, keda sa üldse tunned, on see sünnipäevalaps ja tema ka tõmbleb ringi ja siis sul on igav ja kui meie korraldaksime sünnipäeva ja te olete meie kuulaja, siis noh, see podcasti kuulamine enamasti on üksik tegevus. Nii et väga suur tõenäosus on, et te tahaksite meid seal ikkagi näha, et me peaksime olema olemas teie jaoks. Jaa. Kas alustame saatega? Alustame saatega. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Lahe. Jah, okei. Enne kui sa sööstad oma hästi ettevalmistatud teemadesse, ma tahaksin sulle õnne soovida piduliku päeva puhul. Täna me salvestame, seda päeva on jäänud veel, tegelikult ei ole 12 minutit, vaid tund ja 12 minutit, aga igal juhul täna on 29. juuli 2022 ja olgu siis ära märgitud, et tänasel pidulikul päeval tuli välja Nintendo Switchi mäng Xenoblade Chronicles 3. Ma lihtsalt mainin seda sellepärast, et ma nägin seda juhuslikult. Et see lihtsalt nagu kohe esimese asjana, kui saade algab, tahad peletada jälle minema kõik need inimesed, kes ei taha kunagi videomängudest midagi kuulda. Ma lihtsalt ütlen, et täna on pidulik päev ja ega ma pikemalt ei räägigi sellest, sest ma ei tea sellest mitte midagi ja ma ei tea, kas ma isegi kunagi mängin seda. Okay. See ei tundu väga huvitav. Päris hea teema. Ja teine pidulik sündmus. Kas te olete aru saanud, et ma olen õlut joonud täna? Ma lõpetan vahele segamise. Ma ei usu, et keegi on sellest aru saanud, et sa oled õlut joonud. Kas sa muutud, tähendab tüütumaks või? Ei, minu meelest on kõik jumala nagu kontrolli all ja tore, et isegi natuke lootsin, et saame siin õlut edasi juua, aga joome vett. Ma pakkusin vett. Et teine pidulik sündmus täna
on see, et Beyonce, AKA maailma tegelik kuninganna, andis täna välja lõpuks oma kauaoodatud tantsualbumi Renaissance, kus ta on peaaegu paljalt klaasist hobuse seljas kaane peal. Oota, hobune on peaaegu paljas või tema on peaaegu paljas? Vat, see on nüüd igale ühele siuke kodune ülesanne uurida välja, kes seal on klaasist, kes on paljas. Meie kuningriigis on hakanud liikuma ringi paljaste hobuste pildid. Jaa, see oleks, kujutad ette, see oleks nii räige. Ma loodan, et me päris nii madalale ei lange kunagi ühiskonnana. Jaa, et palju õnne kõigile, keda huvitab Beyonce või siis Xenoblade Chronicles 3. Aitäh. See ei ole välistatud, et mõnes inimeses võivad need huvid isegi kokku saada. Kindlasti. Et see ei ole nüüd nii, et nagu ühel pool on need, kes seal nagu mängivad Xenoblade Chronicles 3 ja issand, kui raske seda pealkirja öelda on. Ja siis teisel pool on siis Beyonce austajad ja nad on kuidagi nagu õli ja vesi nagu, et need kaks ringi võivad kattuda kuskil. Absoluutselt. See nagu kattumine võib isegi olla üllatavalt suur. Üllatavalt suur. Ja. Ma arvan, et kui me teeksime 6-7 inimest kindlasti. Vabalt. Terve maailma peale. Umbes meie kuulajaskonna suurus. Jah. See on selles suhtes, on päris hea. Ozzy Osbourne'il on ka uus plaat välja tulemas. Aga kas see tuli täna välja? Ei, see ei tulnud täna välja. Siis pole vaja rääkida sellest. Ei, ma tahan Ozzy Osbourne'ist rääkida. No okei. Lihtsalt nagu laiemalt kui ainult see, et tal uus plaat tuleb. Kas see oli üks sinu ettevalmistatud teemadest või? Jaa. Okei. Sellepärast ma hakkasingi sellest rääkima. Ma lihtsalt ei tulnud siia kohale ja ei vaadanud esimest asja, mis mulle Twitteri feedis ette jääb, nagu sina ilmselt tegid. Ma teen alati nii. Kui sa ütlesid, et täna tuli mingi mäng välja, millest midagi ei tea. Et jah, ka võimalus saadet teha nii. Aga jaa, sellel aastal peaks tulema välja Ozzy Osbourne'i uus plaat, mille nimi vist saab olema Patient Number 9. Esimesed 2 singlit sellest on juba välja tulnud ja ma pean ütlema, et need meeldivad mulle väga, aga millest ma tegelikult tahaksin rääkida on üks asi, mida ma märkasin tema eelmise plaadi puhul. Eelmise plaadi nimele Ordinary Man, kas oled seda kunagi kuulanud? Ei ole, ma olen sellest vist rääkinud korraks ühe oma sõbraga Inglismaal, kes on suur Ozzy austaja ja kes kasvas üles Black Sabbathit ja Ozzy Osbourne'i kuulates ja tal on väga nagu isiklik side selle kõigega ja nii, et ma olen temalt nagu kuulnud sikseid Ozzy lugusid, aga räägi, mis see sinu angle on siin? Mingi hetk, ilmselt sellega suuresti vist oligi, et kui tuli välja see Patient Number 9 singel, et siis ma kuidagi jälle sattusin Ozzy peale ja taas avastasin selle Ordinary Man plaadist. See on tõesti hea plaat, ütleme sellistelt vana kooli heavy metali tüüpidelt, need uued plaadid enamuses ei ole olnud nagu superhead. Aga Ozzy on kuidagi selline huvitav tüüp, et need lood, mis ta praegu kirjutab ja välja annab, need on ikka nagu väga head, hoolimata tema vanusest ja eks natuke kuulda ka seda, et tema hääl ei ole enam nii tugev ja ta on ikkagi vanem meesterahvas juba, kes kui vana ta on praegu juba? Ma ütlesin vanem meesterahvas, 80? Tegelikult ei tea, ta ei saa 80 ka olla, see kõlab kuidagi 73, näe, see ei ole 80, nagu 73-aastane inimene on ikkagi nagu, et suudab veel olla heavy metal bändis laulja, nagu vägev. Ja ma sattusin seda uuesti kuulama ja ma kuidagi panin ühe pildi kokku, mida ma ei olnud varem kokku pannud. Sellel plaadil on 2 singlit, need lood tulevad pärast 11, et kõigepealt on niimoodi, et on selline lugu nagu Ordinary Man ja siis on Under the Graveyard. Ma ei tea, miks mul see keel täna hästi välja ei tule, aga üritame hakkama. Ordinary Man on siis plaadi nimilugu ja see on koos Elton Johniga. See on hästi ilus klaveriballaad, Ozzyl on mitmeid klaveriballaad, ilmselt kõige tuntum nendest on Dreamer, mis oli, kui mina olin noorem, siis see oli see Ozzy suur tuntud klaveriballaad. Ja peale seda on siis selline hästi heavy, süke sludgy lugu nimega Under the Graveyard ja kui võtta kokku nende 2 nagu loo sisu, siis Ordinary Man on nagu selles suhtes hästi huvitav, et see räägib just Ozzy sellisest nagu kuulsuse janust või sellest, kuidas ta kuidagi vaatab tagasi oma elule ja mõtleb, et
et noh, on ikka hästi palju igast lollusi tehtud, igast asju tehtud ja igasugust noh, nagu paljudele inimestele liiga tehtud, endale liiga tehtud, aga noh lõpuks... Nahkhiirtele liiga tehtud. Oota, see vist oli müüt. Kas oli? Või vähemasti, või noh, ma ei tea, see on kõik see mingi teema umbes, et Alice Cooper hammustas kanal pea otsast ära ja Ozzy Osbourne hammustas nahkhiirel pea otsast ära. Ühesõnaga mingid asjad, mul ei ole enam meeles, aga mingid asjad nendest on täiesti välja mõeldud. Ja mingid asjad olid, et keegi kogemata viskas lavale. Viskas nahkhiire suhu talle. Või see oli, äkki see oli mingi kana lavale Alice Cooperile, kes siis arvas, et see ei ole päris. Ühesõnaga, need on mingid lood, ma ei ole selleks ette valmistanud, ma ei ole valmis neid täna rääkima. Reaalselt nagu, kas on võimalik mitte aru saada, et kana on päris? No kas sa oled kunagi Alice Cooperi kontserdil käinud? See lava on täis igast nagu random shit'i, mis ei ole päris. Ei, ma ei ole nagu kunagi Guillotine näiteks ja Iron Maiden, mis on siis see suur kast, kus on need ja, mitte see bänd ei ole tal laval niisama kaasas. See seade, mille järgi see bänd on nime saanud, mis on väidetavalt keskaegne piinamisseade, aga mis pole vist päriselt kunagi kasutuses olnud nagu ajaloolaste järgi. Mida kõike ma kuulen täna siin? No ma ei ole jälle ka kindel, vaata, ma ei ole neid asju, et ma tahan jõuda selle teemani, millest ma saan rääkida, okay. Aga ma ei jõua siin. Siis ära räägi nii huvitavaid asju siia kõrvale. Millest ma ei tea tegelikult midagi. ja Ordinary Man siis lauluna ühesõnaga on siuke tagasivaade elule. Tegelikult need mõlemad on, aga ma kohe jõuan selle Under the Graveyardina, aga see sisu, mida Ozzy tahab öelda, et ta on seda kõike teinud noh, teatud mõttes oma fännidele ja mitte ainult oma fännidele, vaid ka nagu endale selle kuulsuse nimel. Ta on tahtnud seda teha, ta ei ole kunagi tahtnud olla lihtsalt tavaline inimene, et see kõik need pingutused, need piinad, need nii endale kui teistele liiga tegemised, see on osa sellest elust, et sa oled rockstar. Sa ei taha olla lihtsalt tavaline inimene, sa tahad olla midagi enamat, sa tahad olla midagi suurt, midagi kaugemat ja sellel on hind sinule ja sellel on hind nii positiivne mõju maailmale, läbi tema loomingu näiteks, kui ka positiivne mõju või kui ka negatiivne mõju nii temale kui tema lähedastele, et sellest ei saa keegi ümber, selle kõik ka kuulsusega kaasneb meeletult palju raskust, mida peab kandma, eks ole. See on ka kusjuures müüt. Et kaasneb raskust. See on samamoodi müüt nagu see, et nahkhiirel lammustas pea otsast ja see, et Iron Maiden oli päriselt piinariist. Aga vähemalt Ozzy elus on siis seda juhtunud. No. Seda ei saa päris nagu ümber väita, sest nüüd me jõuame looni Under the Graveyard. See on väga raske lugu ka oma ülesehituselt kui ka siis nendelt sõnadelt. Ja see räägib siis loo väidetavalt sellest, kuidas Ozzy Osbourne oli oma elu kõige madalamas hetkes. Ta oli otsustanud, et ta ei taha enam elada, et ta võtab omale hotellitoa ja lihtsalt joob ennast surnuks. Et ta nagu, kedagi ei huvitanud ta enam, ta oligi nagu justkui kõik oma elus nagu maha mänginud, oli täielikus madalseisus ja võttis hotellitoa ja läks sinna mõttega ennast surnuks juua ja tõesti üritas seda nagu teha nii palju kui vähegi võimalik. Ja väidetavalt siis Sharon Osbourne, kes tollel hetkel isiklikult Ozzy Osbourne ei tundnud, aga siis kuulis sellest, et Ozzy väidetavalt on seal kuskil hotellitoas ennast surnuks joomas ja otsustas, et ta ei lase tal seda teha. Et ta läheb ja nii-öelda päästab ta ära, et ta tunneb, et tal on nii-öelda see siis selline kohustus ja nagu võimalus seda inimest aidata, isegi kui nad ei ole nagu lähedaselt kuidagi tuttavad. Selle loo video siis ka nagu kirjeldab või näitab seda lugu. Või seal on nagu näideldud välja, seal on näitlejad mängivad siis Ozzy ja Sharonit vastavalt. Ja ma mõtlen nende kahe loo peale, need on minu jaoks nagu ääretult huvitavad. Just nagu duona või nagu need kaks lugu nagu omavahel seotuna, sellepärast, et sellega nagu ongi see, et see on nagu mingi sükene hästi ebamugav ego asi, mida tunnistada, aga ma nagu väga hästi mõistan seda konteksti, millest Ozzy räägib, et see nagu see the truth is I don't want to be an ordinary man, eks ole, et ma usun, et on väga palju inimesi, keda see sõnum kõnetab, et me keegi lihtsalt ei taha tegelikult, ma usun, et väga paljud meist lihtsalt ei taha olla tavalised ja selleks, et olla mitte tavaline, selleks, et olla ebatavaline, midagi rohkemat, extraordinary inglise keeles, see vajab
üsna palju ohverdamist ja üsna palju nii endale kui teistele liiga tegemist tegelikult, et kui päris aus olla. Ja kui sa seda teed niimoodi, et sul puudub selleks nagu tugi, siis sa võid endale nii palju liiga teha, et see kõik lõpeb nagu kohutavalt halvasti sinu jaoks. Näiteks Osi puhul seal hotellitoas ennast surnuks juuas. Aga see nagu teine lugu, see lugu sellest, kuidas siis tuli Sharon ja just kui päästist ära, et kui sul on nagu see tugi, see võib olla mingi inimene, see võib olla ka sinu enda sees see tugevus, mis iganes, sul peab olema nagu mingi see sammas või mingi siuke nagu jõud, millega ennast üleval hoida selle kõige ees. Et see võib sind nagu päästa sellest või see võib nagu seda kõike ära hoida ja see on nagu hästi oluline tasakaal. Sellepärast mulle need 2 lugu kohutavalt seal plaadil nagu üksteise järel meeldivad. Et ta annab nagu kuidagi kätte sellise ühe inimese kogemuse läbi selle, et kuidas ühest küljest nagu, mis kõik võib nagu kaasa tulla sellega, kui sa tahad olla midagi hästi erilist ja midagi hästi suurt ja midagi hästi võimast. Ja teisest küljest see nagu annab selle nagu hoiatava sõnumi, et kui sa nagu lähed kaugemale kui see, kui sul jõudu on, kui sul ei ole kedagi sind toetamas või aitamas või päästmas ja sul ei ole endas ka enam seda jõudu ja kõike, et see võib olla ääretult ohtlik ajada taga seda suurust, seda nii-öelda erilisust, seda mittetavalisust, sellepärast, et see võib sind lõpuks enda all ära matta ja sa ei saa selle kõigega enam nagu toime tulla. Ja see on see, mida ma armastan kohutavalt hea popmuusika puhul. See on see, miks mulle see plaat meeldib. Väga lahe isiklik lugu. Osi isiklik lugu. No jaa, aga ühtlasi sinu suhe sellesse, see, kuidas seda kirjeldasid, et seda on väga hea kuulata. Sest et ma ei ole üldse Osi peale nii palju mõelnud, kui ma aus olen. Minu... Osi on romantik ikkagi lõpuks. Hästi paljud tema lood, kui sa neid kuulad, nad on väga... see sama Dreamer ka, eks ole, see räägib põhimõtteliselt sellest, et ta tunneb kurbust, et maailma hävitatakse. Ta tahaks, et inimesed oleksid üksteise vastu paremad, emakese looduse vastu paremad. Tal on nagu Mama, I'm coming home ja ta on väga romantiline heavy metali kirjutaja. Ja lihtsalt minu tutvus Osiga on see kõige labasem tutvus, ehk siis läbi selle... I am Iron Man. Ei, ise oleks siis see, aga see reality show, mis mõnes mõttes nagu, ma ei tea, vist populariseeriski reality show'd nagu lõplikult kuidagi. See on see, kus ta käis ringi tudises ja karjus iga nad Sharon! Ja see, kus lihtsalt filmiti nende kodust elu, mis ikkagi ma kuulsin hiljem, et oli suuresti ikkagi nagu lavastatud ja ette kirjutatud või mis iganes. Show'd on lavastatud? No ilmselt jaa, võib-olla mitte kõik, aga ikkagi ma arvan, et nagu, et sellest on saanud lihtsalt eraldi selline fiktsiooni žanr, aga jaa, et see, kui ta seal tudises ja ringi loivas oma nagu sellistes kottis dressipükstes välja veeninud, dressipükstes üritas, ma ei tea, trenažööri peal vahepeal trenni teha, mingi eratreeneri nagu abil ja sa teed praegu pilti meist, nii et ma midagi tuleb saate kaane pildiks ju panna. Ühesõnaga, aga see oli super äge saade, mulle väga-väga meeldis see ja see oli reaalselt, see oli mingi aasta hakkab jälle pihta, see on mingi blast from the past rubriik, aga see oli ju mingi aasta 2000 või 2001. See oli nagu reaalselt teismeline. Et ma ikkagi mäletan seda suhteliselt värskelt, aga lihtsalt nagu asi ongi seal, et asjad, mis juhtusid 20 aastat tagasi, tunduvad värsked. See algas aastal 2002, see on 20 aastat tagasi algas teost, see on täiesti uskumatu. Ongi, see on täiesti uskumatu. Mingi asi oli veel, mis ma just vaatasin, et okei, see asi tuli välja aastal mingi 2001 ja siis ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Et see on ju minu jaoks veel nii aktuaalne. Ma ei mäleta, okei, võib-olla tuleb meelde. No neid asju on palju, see ongi, ma arvan, et see on nagu, nii see käibki, et jääd aina vanemaks ja siis kõik on hästi aktuaalne kogu aeg, mis tegelikult on nagu fucking nagu ammune. Mis asi see oli?
kurat, nüüd see nagu ei kummitama. anna mulle rahu nagu. Ma võin sulle öelda seda, et lisaks The Osbornesidele, mida ma vaatasin tol hetkel väga, väga põhjalikult ja palju, pärast seda, sest see alustas põhimõtteliselt nende rockstaaride pere reality show'de nagu liini. Ja sari, mida ma isegi armastasin rohkem kui The Osbornes, oli Gene Simmons Family Jewels. Kas sa tead, kes on Gene Simmons? Jaa, ta on ka rockstar. Jaa, tõesti on. aga ma rohkem midagi ei tea temast. You wanted the best, you got the best, loudest band in the world. Kiss. No täpselt. Jaa, aga ma ei ole kunagi kuulanud Kissi, ma olen ainult näinud. Sa ei ole kunagi kuulanud Kissi? No mitte teadlikult, ja ma olen ainult pilte näinud. I was made for loving you. Okei, no jah, muidugi ma tean seda. Lick it up. Strutter. Ei, ma ei tea, päris nii ma ei tea jah, ma ei pealkirja tea. I wanna rock and roll all night. Ei, ma rohkem tean lihtsalt seda Grimmi. No Gene Simmons oli tema on see teemon seal bändis, eks ole, tema on see, kes mängib basskitarri, tema basskitarr on tavaliselt kirvekujuline, eks ole, ja temal on see kõige tuntum näomeik ja temal on see pikk keel, mida ta siis suust väljab, tema on siis see nagu bändi kõige enim nagu maskott. Ja ta on ka nagu selles suhtes täiesti nagu jõhker marketing inimene, ehk siis tema on see, kes on pannud Kissi pildi, logo, nimed kõige peale. Nimeta üks toode ja Kissil on sellest oma versioon, ta on nagu meeletu market ja bränd ja siuke cutthroat inimene. Ja ta siis muidugi kui Osi tegi oma sarja, siis ta pidi ka tegema oma perekonnast. Ja ausalt, see oli päris hea sari. Gene Simmons ise on suht munn. Nagu ebameeldiv inimene tundub. See on vist ühtlasi ka esimene kord, kui meie saatesarjas kõlab sõna munn, olgu see siis ära märgitud. Ma ei tea. Aga täna ongi pidulik päev, sest et Beyoncé'l tuli album välja, Xenoblade Chronicles 3 tuli välja. Nii et võib ka kasutada vängemaid sõnu, ega sellest nagu, miks mitte? Ikkagi pidu. Gene Simmons Family Jewels tuli 2006 ja seal oli tema naine siis mängis seal ka väga edukalt, oli Shannon Tweed. Ma ei tea, kas sa Shannon Tweedi tead? Ei. Ta on olnud näitleja. Ega mina teda ausalt öeldes ka väga enne ei teadnud, kui tuli see Gene Simmons Family Jewels, aga ta on mänginud mingites filmides. Näiteks mängist, aga kas sa tead, et Kiss on teinud ka filmi, jällegi see ei peaks sind üllatama, arvestades, et Gene Simmons on Kissiga kõike teinud. Üks asi oli ka mängufilm nimega Detroit Rock City, mis räägib 4 noorest Kissi fännist, kes tahavad minna Kissi kontserdile. Wow, neil on palju takistusi sel teel, aga lõpuks neil õnnestub minna Kissi kontserdile. Issand, kui äge lõpp. nii üllatav. Tõesti. No selge, mul tuli ühtlasi meelde see asi, mis mul meelest läks, et mis oli ka 20 aastat vana, et täna hommikul ma sattusin literaadikohvikusse restoran raamatpoodi, tead küll, raamatpood, ma nüüd räägin teistmoodi, raamatpood, et see, mis Telliskivis on, jah. Ma boikoteerin seda kohta, mitte nagu väga hästi, aga teoreetiliselt. Aha, no sina ilmselt soodustust enam sealt ei saa järgmine. Ei ole kunagi soodustust. Aga nüüd sa ei hakkagi saama. Ei no, aga see on õigustatud boikoteerimine. Kas sa tahad teada, miks või sa tahad enne oma loo ära rääkida? Ei, aga räägi enne oma loo. Okei, cliffhanger, väga hea. Et ühesõnaga, mis seal juhtus, oli see, et ma korraks nagu oodates oma pošeeritud mune, ma natuke aega, kusjuures tead mis või? Ma saan aru, et tänane osa on nagu täiesti all over the place, aga samas see ei ole nagu, see ei erine kuidagi sellest, mida me viimased 6 aastat muidu oleme teinud, on ju. Pošeeritud munad. Ma ei tea, mis on sinu suhe pošeeritud munadega? Ma ei söö muna. Mida ma nüüd pean kuulma? Sa ei söö muna üldse? Ma ei söö muna, jah. Tähendab, kui ta on mingi asja sees, näiteks ta on koogi sees või ta on pannkoogi sees või kuhu veel mune pannakse? Ükskõik kuhu, mõned inimesed teavad mingeid nagu, ma ei tea, juuksemaski endale munadega nagu. Ei. Rocky kuulsast. Kuulus boksi ja Rocky jõi. Kui muna maitset on tunda toidus, siis ma ei söö seda üldiselt. Mul on sellest väga kahju, sest muna tundub nii meeldiv
asi, mida süüa. Ühesõnaga selles suhtes nagu hommikul ärkad, teed omale praetud mune või omletti või lihtsalt keedumune, et see kõik nagu tundub hästi mugav ja toitev ja mõnus, aga nad lihtsalt kohutavalt on mulle vastumeelsed. Nii et minu suhe pošeeritud munadega ei ole hea. Okei. Või vastupidi on väga hea, me hoiame üksteisest eemale ja on nagu selline nagu üksteist respekteeriv vahemaa. Okei, selge. Aga kas sa Vello Orumetsa mäletad? Jaa, kas tema laulis 7 valget kivist inglit või oli see keegi teine? Ma arvan, et tema oli see, kes ta laulis. Ühesõnaga, minu ema on laulja ja kunagi nooruses üks tema esimesi ükseid nagu tööotsi oli see, et ta nagu sattus Vello Orumetsa bändi Laine, siuke bänd oli kunagi. Kas ta laulis 7 valget kivist inglit? Võib-olla nad esitasid ka seda laivis aeg-ajalt, ema oli seal nagu taustalaulja, on ju, ansamblis Laine. Nii, ühesõnaga kuulajatele, kes on sündinud, ma ei tea, sel sajandil on ju teile siis infoks nii palju, et oli estraadilaulja, kuulus estraadilaulja oli Vello Orumets ja siuke, ma ei tea, minu silmist oli alati siuke nagu Eesti Tom Jones millegi pärast. Vabandust, see oli Mati Nõude, kes laulis 7 valget. Oi. No meil on, ega siit mingit nagu usaldusväärset infot pole keegi kunagi saanud, aga point on selles, et Vello Orumets oli siuke nagu muhe, siuke kiilakas estraadistaar, on ju, vanem härrasmees ja mu ema vist esimest korda sai pošeeritud mune Vello Orumetsa juures. Et Vello Orumets tegi talle neid vist, ma ei tea siis, kus nad olid, aga igal juhul. Ja selle tõttu, et Vello Orumets tutvustas mu emale pošeeritud mune, kutsub tema siiamaani pošeeritud mune mitte pošeeritud munadeks, vaid Orumetsa munadeks. Vello munad. No ta ütleb Orumetsa munad, on ju. Hästi. Nii, Vello munad. See on nagu veel rajum, on ju. Mul on üks inimene elus, kes kogub mune metafooriliselt. Vaata, nagu meeste mune. Et olen kellegi munad kätte saanud. Metafooriliselt. Mis mõttes ta kogub neid? Et saad munadest kinni kellelgi. Metafooriliselt. Taaskord. Ja siis ta peab arvet kuskile, ütleb, et mitmest munast ta on nagu kinni saanud. Kes see inimene on? Metafooriliselt. On üks. Nimetame nimesid. Ei hakka nimetama nimesid. Ei, see pole viisakas. Teeme arvamismängu. Anna vihjeid. See ei ole mina. Ma ei ole munade koguja. Okay. Mul on nendega respekteeritav kaugele eemalhoidev suhe. Selge. Tähendab, ma loodan, et ma üldse nagu kuidagi suudan selle teema nagu tagasi rööbastele tuua selle peateema. Sa käisid mune? Jaa. Pošeeritud mune, ehk siis Orumetsa mune. Ei, aga see on kõrvalteema praegu. Ma tahaksin, et tekiks mingi restoran Tallinnas, kes nüüd edaspidi nimetab pošeeritud munad omal menüüs Orumetsa munadeks. Ma arvan, et see oleks ilus. No aga kui see on restoran Literaat, siis sa ikkagi boikoteerid edasi neid. Ma ei sööks niikuinii neid. No okei. Ühesõnaga... Orumetsa mune ei sööks. Ma lihtsalt tahan sulle nagu kirjeldada, et kui ebameeldiv mul oli kuulda viimati pošeeritud mune, sel hetkel, kui mulle serveeriti neid, see oli eelmine kord, ma olin restoranis Nopp, ka mingi, ma ei tea, 3 päeva tagasi, toodi mulle pošeeritud munad. Kui tihti sa sööd pošeeritud mune? Ootan nüüd. Palun nüüd, lase mulle. See ei ole oluline. See ei ole kellegi asi, kui tihti ma söön pošeeritud mune. Sorry, see saadab täiesti perse. Aga kuhu ma tahan jõuda on see, et mulle just toodi mu pošeeritud munad, mida ma olin oodanud päris pikalt. Ja siis mu ema vaatas neid mune, on ju, sest et ta istus mu kõrval. Ja ütles, et näed, Orumetsa munad. See oli Noppis või Literaadis? See oli Noppis. Hästi. Ja siis kõik hakkasid naerma. Ja siis ma nagu, saad aru, need munad kohe muutusid, need ei olnud enam pošeeritud munad, vaid mulle kangastus silme ette see vanem härrasmees, kiilakas estraaditäht Vello Orumets. Just, see oli tema laul. Ma kiirelt guugeldasin. See oli tema laul näiteks. Ja siis need
lumivalged kortsus väga munandeid meenutavad munad, mis võbisesid mu taldriku peal. Need olidki muutunud, need olid muutunud munad. Need olid muutunud munad ja ma pidin tegema mingi siukse psühholoogilise salto, et saada oma nagu söögiisu tagasi. Need on ka nagu väiksed munad. No täpselt. Kaetud valge koorega. Et selles mõttes nagu aga miks ma tahtsin rääkida? Seda ma ei tea. Aga ma olin literaadis. See loo algus ma mäletan. Nii. Ma ei tea, miks ma tahtsin sulle rääkida seda, et see Orumetsa munad, seda ma ei tea. Kas oli Kissiga seotud kuidagi? Ei olnud. Või Ossi Osmaniga, midagi oli 20 aastat tagasi. 20 aastat tagasi oli see, et ma täna hommikul ma ootasin pošeeritud mune ehk AKA Orumetsa mune. Nii. Ootasin literaadis, mida sina boikoteerid, ma ei tea miks. Ja seda me saame teada saate lõpus võib-olla või selle rubriigi lõpus. Homme võib-olla. Ja käisin tegin ringi peale, nii öelda, on ju, sellele väiksele. Orumetsa munadel. Munad olid köögis veel, saad aru, munad alles keesid. Hästi. Sellepärast ma tõusin lauast, tegin väikse ringi peale, sest et seal on raamatud on seal, mida müüakse. Nii. Ja siis ma jõudsin noortekirjanduse riiulikeseni ja seal vaatas mulle vastu Sass Henno, minu kalli sõbra Sass Henno, kellega koos ma käisin ülikoolis, kui sa veel ei teadnud seda. Ma olen teid isegi koos pildistanud. No võt, mis asja? Jaa, oli selline olukord ükskord. Te esitlesite sinu raamatut vist ja siis ma olin seal ja tegin pilte. No loomulikult sest et Sass oli mul seal, Sass aitas esitleda. Et Sassil on pelmeenid kusjuures. Sass teeb pelmeene. Jah, tal ei ole munad. Või tal on, tal ei ole pošeeritud munad. Aga tal on Sassi pelmeeniäri. Jah, tal on Sassi pelmeeni. Mille logo on varastatud Pac-Mani mängust muide. On või? Ja see kummitus. Pahanduse logo on see. Sest et Sass teeb pahandust palju ja siis tal on ka äri nimetus on pahandus ja kummitus on logoks, aga ma ei ole kunagi Sassi pelmeene saanud. No seal paljust ilma jäänud, need on väga head. Nii. 20 aastat tagasi. Vaatas mulle vastu sealt riiulilt Sassi peaaegu 20 aastat tagasi välja tulnud romaan Mina olin siin, mis minu arust 20 aastat vana. No peaaegu, see tuli 2004 välja. Saad aru? Ja see ongi täiesti uskumatu, sest saad aru, ma mäletan, kuidas ma istusin kinos Sõprus, sest ma töötasin seal, rebisin pileteid, on ju, ja kui film peale läks, ma nagu läksin sinna koridori, kus õhtuti Hollywoodi külastajad suitsu teevad, on ju. Istusin seal suitsu haisust läbi imbunud diivanil nagu ja tegin hariliku pliiatsiga Sassile nagu kirjutasin kommentaare sinna käsikirja leheservadesse nagu, sest et ta tahtis tagasisidet saada, on ju. Nii. Ja reaalselt nüüd vaatab see raamat mingisugune uus trükk, on ju, uus väljaanne, pehmete kaantega seekord vaatab mulle vastu ja siis seal tagakaanel on siuke tekst, et kunagi, kui see ligi 20 aastat tagasi ilmunud noorteromaani ilmus, lõi see laineid ja oli nagu mingi, kuidagi nagu suur sündmus Eesti kirjanduse elus ja siis räägiti Sass Henno kohta, et tema on kindlasti tulevane klassik ja nüüd on see tulevik käes. Mingi siuke lause oli, siis ma olin nagu, et kuhu kadusid 20 aastat peal nagu, sest et mul on siuke tunne, et reaalselt me Sassiga nagu just rääkisime sellest esimesest osast, Mina olin siinist, on ju, sest et see on triloogia esimene osa. Ja Sass ei ole siiamaani teist ega kolmandat osa välja andnud. Aga kas seda on kirjutatud? Ma ei tea, kas ma tohin nagu avaldada seda infot. Sa juba ütlesid, et ta pole nüüd välja andnud, kas ma pean sellega välja lõikama? Ei, ära lõika midagi välja, lihtsalt ma ei tea, Sass ise räägib, kui on aeg rääkida nagu, et tuleb pelmeenidega aga ma üht-teist tean. Aha, pelmeene ta teeb vähem kui varem. Vähem kui varem, siin vahepeal oli see ei suurenda tõenäosus, et ma neid kunagi süüa saan? Ei suurenda, aga võib-olla me saame lihtsalt minna, ma ei tea, paluda, et ta teeks meile pelmeene. Ei,
oota nüüd, ma arvan, et see teema võiks nagu see jah, ma nagu üritan nagu otsad kokku tõmmata. Point on lihtsalt selles jah, et 20 aastat nagu, et asjad, mis juhtusid 20 aastat tagasi. Lihtsalt oleme ikka veel selle peal. Ja varsti on see rubriik ka kestnud 20 aastat, kusjuures see on siuke nagu see on siuke ajamasin, see meie praegune rubriik, et selle abil on võimalik rännata ajas, et kui sa selle rubriigi lõppu jõuad, siis märkamatult on möödunud 20 aastat. You're welcome. Ma lihtsalt vahepeal hakkasin otsima, mis veel aastal 2002 juhtus. Kas see oli nagu oluline aasta või mis siis juhtus? 2002. Jah. Aga ma rääkisin 2004 aastast, et Sassi raamat oli 2004. Jaa, aga lihtsalt nagu me rääkisime 20 aastat tagasi, vaata. Et mis siis juhtus? Aastal 2002 mina käisin 11. klassis. Mis klassis mina käisin, mäletad sa? No kuna sa oled minust palju noorem, siis ma arvan, et sa võib-olla läksid põhikooli katsetele näiteks. Ja ma vist, nii palju noorem ka ei ole, aga ma vist olin põhikoolis, sest ma mäletan, et Sass Henno raamatust mulle koolis räägiti. Aga ma ei mäleta, kas ta tegi mulle mu põhikooli kirjandusõpetaja või juba... Ühesõnaga ma ei mäleta väga hästi oma elu. Kas sa tahad teada, miks ma boikoteerin Jaa, palun räägi sellest. Ja kallid literaatitöötajad, kui te nüüd kuulate, siis te teate, miks ma teid boikoteerin. Te ei pea mulle soodustust pakkuma, lihtsalt palun tagage, et selliseid olukordi enam ei korduks. On ju? Sa tegid kohe nii suured silmad pähe. Jaa, mis siit tuleb? Kas sind löödi näkku? ma olin üks päev 4 kolleegiga literaadis. Ei tähendab, vabandust, meid oli kokku 3 kolleegi oli lisaks minule. Ja me sõime. Ja mul oli hästi-hästi kiire. Nii et ma sõin niimoodi kahmates seda toitu sisse. Kas kahmates on sõna? No sa saad kahmata nagu kätega seda toitu endale. Hästi, ma kahmasin seda omale kämmaldega kurku. Nii. Kiirelt. Ja see oli kindlasti ilus vaatepilt seal raamatute vahel, mida müüakse inimestele. Mul oli mu oma tofu salat on ju seal ja siis ma kahmasin seda kurku, sest ma tahtsin jõuda rongile. Siis ma pidin sõitma vist Raplasse või midagi. Ja minu 3 kolleegi jäid veel sinna, sest 2 neist oli vaja teha üks ettekanne. See hakkas ka täpselt niimoodi, ka neil oli natuke kiire, sest nii kui lõunaaeg läbi sai, siis nad olid lubanud üks neist oli lubanud ühel konverentsil teha ühe siukse nagu avakõne ja teine siis aitas teda sellega natukene seal veel ette valmistada. Ja nad olid nagu minu kutsel tulnud sinna sööma ja kuidagi et okei, et mõtleme siis kuidagi selle konverentsi asja välja. Ja nendel literaadis seal Telliskivis on siuke hästi nunnu asi ja ma saan aru, inimesed tänapäeval on nagu veits nagu imelikud kogu selle IT-tehnoloogia värgiga ja tahavad mõelda, et on lahe, et näete, siin on laptopi vaba tsoon, et siin ei tohi tööd teha. Ma saan aru. Täna isegi öeldi selle ühele inimesele, et siin meil on laptopi vaba tsoon. Et ma saan aru, inimesed tahavad olla nagu mingid nunnud oma arvates ja arvavad, et see on lahe või nad arvavad, et see on kuidagi tähtis või et nad sellega näitavad, et nad on kuidagi paremad või siuksed nagu arenenumad kui teised, et nad teevad mingi nutivaba tsooni või siin on wifi vaba tsoon, et see oleks nagu hea asi. Aga olgu, see on nende valik ja ma alati siukseid asju väga respekteerin ja ka tegid seda minu kolleegid. Ei kõla nagu ma selles suhtes, et nagu ma ei arva, et see on hea mõte, aga see on nagu nende valik teha nende restoranis ja see on nagu tore, sest kindlasti ma teades ka enda sõprade seas, inimesed hindavad seda, nii et nagu positiivne. Ja seda nagu respekteerisid ka minu kolleegid, kes läksid ja küsisid, et neil on vaja teha üks videoettekanne, kas nad võivad sinna teise ruumi minna, mis on tühi praegu. Nendel on see ruum läheb nagu edasi seal literaadis. Ja neile öeldi, et jaa, te võite sinna minna ja teha oma asja ära. Mille peale mu kolleegid siis seda tegid, läksid sinna ja hakkasid siis seda videokõne tegema, mille peale keegi tuli pahandama nendega, et siin on laptopi vaba tsoon. Ja siis talle selgitati, et jah, me saame aru, aga meil lubati siin seda teha, see ruum on tühi hetkel. Mille peale see inimene lahkus ja keeras muusika põhja seal ruumis. Päriselt või? Ja siis tuli uuesti ära ajama ja siis nad olid seal vaidlema läinud ja ühesõnaga nad olid kõvasti pahandada saanud sellepärast, et nad siis kasutasid seda laptopi seal ja see natukene läks sassi see konverentsi avakõne tegemine. Et selles suhtes on jumal okei seada oma restoranis reeglid, et näiteks kuskil ei tohi midagi teha.
aga kui küsitakse luba ja luba antakse, siis peale seda nagu mölisema hakata ei ole nagu okei. Sellepärast ma boikoteerin literat. See boikoteerimine on väga hästi õnnestunud, ma olen pärast seda seal mingi 6-7 korda käinud, nii et muidu oleks kõvasti rohkem käinud. Boikoteerin literat, sest see on ikkagi hea koha peal, sest tegelikult täitsa nunnu restorani värki. Ja üks nunnumaid. Aga selliseid asju, see tekitas minus pahameelt. Eriti nagu ma ütlesin, ma tegelikult ei ole nagu ise väga selle idee taga, et see nagu wifi või läpaka vabad tsoonid on nagu hea mõte. Jällegi, ma saan aru, et sellel on nagu nõudlust ja seda pakkuda on okei, aga minu meelest on see veits siuke nagu self-righteous crap. Ei, aga ma mõtlesin selle peale täna ja minu ainus järeldus, milleni ma oskasin oma väikse Kreeka pähkliga jõuda, mis mul siin peakolju sees loksub. Selle pošeeritud munaga. Ja selle ühe pošeeritud munaga, mis mul veel on alles. Et see läpaka vaba tsoon, et see nagu kõlab nagu siuke et ärme vahi ainult ekraane, vaid nagu naudime head kohvi ja vaatame üksteist ja loeme raamatut, on ju. Aga ma arvan, et tegelikult on see läpaka rahvas nagu kohvikutele ka veits nagu siuke, nad nagu kaotavad raha, saad aru? Tulevad ja istuvad seal, eks. Nad tulevad, istuvad, sest ma olen ise seda sama asja teinud, näiteks kui ma kirjutasin oma teist romaani, siis ma ka käisin erinevates kohvikutes kirjutamas, sest mul kodus ei olnud ruumi. Ja loomulikult ma lihtsalt ostsin mingi ühe tee või ühe latte nagu ja siis istusin seal mingi 2,5 tundi või 3 tundi nagu. Kas sellepärast sa kirjutasid ka oma 3. romaani WC-s? See ei olnud romaan, aga või raamat. Ja see oli ka hästi, et mul siis jah, et siis tahtnud enam kasutada ära kohvikuid. Ja aga nojah, siis ma olin Tartus ja mul juba, ruum oli vaba ja selles mõttes, et on ju põrandasoojendusega vets oli väga hea oli. Et ma arvan, et tegelikult nagu nii õilis, kui see ka ei tundu nagu see idee nagu läpaka vabast toast, siis ma arvan, et tegelikult lõppkokkuvõttes see on lihtsalt nagu rahaline küsimus. Võimalik. Et kui need nagu läpaka tüübid ei istu oma ühe lattega nagu 3 tundi ei hõiva seda lauda, siis on suurem tõenäosus, et sinna tulevad mingid inimesed, kes nagu tellivad rohkem toitusid ja jooke ja võib-olla isegi jõuab, ongi, et sealt jõuab nagu rohkem rahvast läbi käia. Et see on ka muidugi, mis ajal sa seda teed, ma ei ole ideaalne näide sellest, sellepärast, et ma üldiselt ise nagu mingites meeletutes kogustes nüüd ei käi kohvikutes töötamas, seda tuleb vahel ette, kui see on vajalik, ma olen kuskil liikumise peal või mul tõesti ei ole nagu tol hetkel kuidagi, on mingi kiire asja ära teha, et mul tuleb seda harva ette, aga ma väga hindan võimalust käia nendes kohtades ja vahel tööd teha, kui selleks vajadus on. Või midagi kirjutada või natukene teises keskkonnas olla. Aga ma üldiselt püüan viisakas olla, ma ei ole seal kunagi mitu tundi olnud seda tehes ja ma püüan, kui ma ikkagi seal natukene pikemalt olen üle tunni aja, siis ma ikka vahepeal tellin midagi juurde ja kuidagi nagu jälgin enda ümber seda, et kas on inimesi nii palju tekkinud, et juba, et ma võib-olla siin oma selle ühe laua hõivamisega tekitan probleemi sellele kohvikule või kuidagi nendele inimestele, kes tahavad sinna sööma tulla. Et see on nagu, ma ütleks ka siuke veits common courtesy või siuke viisakuse teema, aga lihtsalt ma mõtlen, et mulle rohkem tundub see läpaka vaba tsoon, kui tead, vahel on mingid sildid umbes, et meil pole wifit, ma ei tea, rääkige oma vahel või midagi, et see on selline veits nagu ma ei ole näinud siukseid silte. Veits nagu siuke kõlab õõvastavalt. Ja ma mõtlen, et see on nagu see, et nagu sa oled nii lahe oma selle, et ma umbes, ma ei tea, saage üle. Word. Bird is the word. Bird is the word. See nali on umbes 20 aastat vana, ma olen sellest täiesti kindel. Võimalik. Kindlasti isegi vanem. Mul oli üks teema veel. See peletab nüüd pooled meie kuulajatest minema. Yes, see on alati lemmik nagu. Ma mängisin ühte mängu. See on, vaata see, alati kui see juhtub, siis mu peas kangastub pilt sellest, kuidas keegi Soorumetsa munad tõmbuvad kokku. Esiteks see
ja teiseks see, et on sihuke vett täis vann, kus muidu on olnud mõnus ja palju mulle ja see vahtu ja kõik nagu on sihuke vahva. Ja siis tõmmatakse nagu kork sealt vanni põhjast lahti ja siis kõik, et ma kujutan ette, et kõik need, see mõnus soe vesi ja see vanni vaht, et need on meie kuulajad. Ja iga kord, kui keegi mainib videomänge, siis nagu see kõik läheb torust. Kogu rahvas lahkub sealt äravoolu torust. Ja siis sa istud üksi seal vannis selle vähese ilma mullideta halli vee sees orumetsa munad krimpsus. Hoiad peos oma krimpsus orumetsa mune ja mõtled, et oli seda vaja. Kuidas see laul käis? Kuhu küll kõik lilled oli või? Jäid, oli lilled või? Mis on neist nüüd saanud? Seal on ka vist mingid mehed ja naised ja kindlasti. Paljudes lauludes on mehed ja naised. Et aga räägi. Huvitav, kas sellest mängust oleks võimalik niimoodi rääkida, et me ei riku seda story't ära, sest sina ei ole seda ka vist veel mänginud. Ma ei ole veel mänginud, aga ja kuidagi niimoodi, et see oleks päriselt huvitav inimestele, sest see on ei, ma arvan, et see on nüüd siuke nagu isiksuse test, vaata, et kas sa oled sotsiopaat või sa oled sotsioloog või sa oled sotsioloog. Mis see vahe siin on? Vahe on selles, et kui see mäng, millest ma tean, mis mängust sa hakkad rääkima, et kui see nagu ei kõdita su uudishimu mitte karvavõrdki, siis järelikult sa oled ikkagi sotsiopaat. Nii et nüüd räägi Ivo, millest me räägime. Ma tahaks avada selle mängu lugu, aga samas ma ei taha seda sinu jaoks ära rikkuda ja kindlasti on ka palju meie kuulajaid, kes ei ole seda kunagi mänginud. Nii et ma kuidagi püüan nagu laiemalt mõtestada seda konteksti. Vähemalt ma püüan. Ma vabandan, kui see ei õnnestu, sest ma tean, et on inimesi, kelle jaoks iga väiksemgi asi spoilerina on nagu spoiler. Jaa, aga see ei ole spoiler, et see on mäng ühest kiisust. Sa mängid kassina, jaa. Ja ma olen seda nüüd inimestele oma elus kirjutanud, ma mängin kiisumängu, olen siin mänginud paar päeva, see võttis mul umbes 5,5 tundi aega, et see läbi teha. Nii vähe. See ei ole väga pikk mäng, aga ta oli siuke paras meelelahutus, mul võttis, mul umbes nädalake kulus, sest iga päev ei jõua mängida ja nii ta läheb. Aga mängu nimi on Stray. Ütleme sellega välja. See on olemas arvutitele ja ka siis viimase põlvkonna konsoolidele. Ta oli vist ka PlayStation 4-le olemas näiteks. Ma ei tea, kas ta on ka Xboxil, vist on. Ilmselt ma oleks võinud seda teemat natukene paremini ette valmistada. Mina mängisin seda arvuti peal. Ma olen kuulnud, et PlayStation 5 peal, kui sa mängid seda, siis pult ka nurrub vahepeal. Ta suriseb kaasa vähemalt, või natukene. Ja seal on eraldi nupp selleks, et njauguda. Sa saad päris palju nagu teha kassi tegevusi ja see on huvitav, sest sa ei pea neid tegema, sa ei pea näuguma ja sa ei pea kraapima. On kohti, kus sa pead kraapima seinu ja vaipasid asju, aga see on nagu lihtsalt ka selline asi, mida teha. Sa oled kass, sa näed, seal on vaip. Sul kuidagi nagu naljakal kombel sul nagu endal tekib see tunne, et ma saan seda vaipa kratsida siin. ja see ongi nagu kuidagi väga lahe viis, kuidas see nagu mäng tõmbab sind sellesse kassi sisse. Ja see lugu, ma ei hakka seda nüüd avama, aga see on kuidagi hästi inimlik. Kõik need tegelased, nii see kass kui ka kõik muud tegelased, kes seal mängus on väga puudutavad ja inimlikud. Väga nunnu on see mäng. Väga selline ta ei ole nüüd kohutavalt mõtlema panev selles suhtes, et see lugu pole selline, et sa mängid selle mängu läbi, siis mõtled, vau, et see nagu liigutas mind meeletult, aga ta on armas. Mõtleks, et nagu võrreldes sarnaste mängudega, mille nagu eesmärk on selle looga kuidagi sind veits liigutada, nagu näiteks ma tooksin Brothers, A Tale of Two Sons siia kõrvale paralleelina, mis oli mäng, mis on vist ainuke mäng, mis on mind nutma jäänud, mis on nagu ta oli ikkagi nagu jõhkralt mõjuv mäng. Või siis Firewatch, mis samamoodi nagu suurem osa selle mängu kogemusest ei ole mitte see, et sa mängid seda, vaid see lugu, mida sa nagu läbi mängid. Ja ka see minu meelest oli veidi parema looga, ta tõesti tõmbas nagu, ta mõjutas rohkem. Aga Stray viis sind kuidagi nagu läbi selle kassina seda maailma vaatama panna oli väga lahe. Ja ma arvan, et see on nagu selline mäng, mida
kui sa ei ole mängumängija, sulle ei meeldi arvutimängud või telekamängud, aga sind huvitab nagu mõte, et mis see mäng üldse võiks olla, sind huvitab mõte, et nagu proovida midagi. Selles suhtes ei ole võib-olla hea, et kui sa ei ole kunagi elus mänginud ühtegi mängu näiteks puldiga, et see saab olema raske, sest seal mängus on vaja ringi hüpata ja joosta kiiresti ja sul peavad olema need refleksid ja see on hästi huvitav selliste mängude puhul, sest ma olen vaadanud, kuidas mu endine naine õppis mänge mängima. Ta ei olnud varem mänge mänginud, mingi hetk ta hakkas see huvitama ja ta hakkas nagu õppima, kuidas mängude mängimine üldse käib. Ja see, kuidas sa pead nagu õppima pulti kasutama, lihtsalt kas või see, et vajuta nupule, see hüppab, samal ajal liigu paremale. Nüüd tõmba nagu vasakule tagasi, et kuidas õhus tegelane liigub sellel ajal, kui ta hüppab, kui sa hüppad suurema kiiruse pealt, mida see tähendab, kui sa hüppad väiksema kiiruse pealt. Siuksed asjad, mida meie sinuga, kuna me oleme enam-vähem terve eluaja teleka ja arvutimänge mänginud, oleme õppinud kuidagi nagu loomulikult tegema juba lapsepõlvest saati. Kui sa ei ole varem mänge mänginud, siis see on sinu jaoks nagu täiesti müstika. See on umbes nagu sa peaksid hakkama gitarri mängima niimoodi, et sa tegelikult ei ole nagu üldse proovinud seda varem. Et selles suhtes ta ei ole nagu hea mäng selleks, et on palju rahulikumaid ja sellisemaid nagu mõistlikuma sellise käelise osavuse nõudmisega mänge, mis aitaksid nagu hakata mängima. Aga ta on selles suhtes super hea, et ta on nii nunnu ja nii äge, et nagu kõigile, kellele ma nagu rääkinud olen, et ma mängin praegu siukest mängu ja natukene avanud seda, et põhimõtteliselt nii palju ma võin rääkida, et see toimub düstoopilises tulevikus, kus on toimunud siis igasugused õudsed asjad ja siis sa kuidagi sünnid justkui, või sina oled küll see tegelane, see kass on elus, aga sind pannakse sinna maailma niimoodi, et sa tegelikult ei tea, kuidas see maailm selliseks on läinud, aga ta on väga kole maailm mitmes mõttes, aga samas väga hooliv ja armastav maailm. Et see kontrast on seal väga kihvt. Ja enamus inimesed on öelnud, et vau, et päris põnev, tahaks isegi kohe mängida, sest see mõte, et sa saad kassina mängida, on hästi paljudel inimestel väga apelleeriv. Sest inimestele nii meeldivad kassid. Et sa ei taha mängida mingi Master Chiefina, nagu kui sa oled nagu normaalne inimene. Sa tahad mängida kassina. Sa tahad olla kiisu. Hüpata aknast sisse ja kräunuda ja sa saad hõõruda seal mööda teiste tegelaste jalgu ja need siuksed asjad. Mida veel elult tahta? Et see on nagu selles suhtes hästi, teoreetiliselt võiks olla nagu päris hea selline entry mängude maailma inimestele, keda tegelikult need asjad nagu väga ei huvita. Aga just see käeline osavuse pool, et sa pead tegelikult selleks, et seda mängu edukalt läbi teha, oskama pulti kasutada, ma usun natukene takistab. Ja Stray on siuke mäng, mis kuidagi, kohe on näha, et see elab mingit oma elu ja jõuab inimesteni, keda muidu absoluutselt ei huvita videomängud. Mul ka üks sõber, kes üldse ei mängi videomänge, aga mingil määral võib-olla huvitub sellest teemast selle tõttu, et mina olen selle valdkonnaga seotud, et isegi tema, aga ta on kõige suurem kassiarmastaja, keda ma tean, tervitused Nelele, saatis mulle sõnumi, kui Stray tuli välja, et mingi, ma ei mäleta, mida ta täpselt kirjutas, aga ta oli nagu elevil kuidagi, et leidis mingi video sellest, kuidas keegi mängib seda mängu ja oli nagu, et seda mängu mängiks küll, et ja inimesed teevad mingeid vahvaid asju seal juba, kus nad ise nagu muudavad seda mängu, näiteks panevad Garfieldi sinna mängu sisse ja teevad mingeid muid nalju, et ma ei tea, mu kõhutunne ütleb, et Stray on väga eriline teos ja et see muudab midagi palju paremaks praegu videomängude populariseerimise osas. Ja üldse selles osas ka, et mis üks videomäng peab olema või saab olla, et sa võidki teha mingi 5-tunnise loo sellest, kuidas sa oled kiisu, kes nagu eksleb ringi düstoopilises, ma ei tea, kas on nagu küberpunk maailm võib-olla? Jaa, ta on küberpunk maailm. Et lihtsalt nagu... Ma jällegi püüan nagu hästi vähe öelda, sest tegelikult on hästi lahe avastada seda maailma. Ja.
aga noh, põhimõtteliselt, et jälle, et midagi sellist, mida me nagu väga muidu ju ei ole harjunud nägema. Sest et noh, valdavas osas, olgem ausad, käib ikkagi lihtsalt nagu mingi rets tulistamine. Et lihtsalt massimõrvad nagu on, on videomängude peažanr, peavool. Ja sellepärast eriti on eriti lahe, kui keegi teeb ilusti ja kuidagi, ma ei tea, mingi hea tunnetusega midagi, mida harilikult ei tehta, ehk siis teeb näiteks kiisumängu. Jah, no see mäng ei ole vägivallatu ja seal on nii-öelda tume pool, ta ei ole selline lihtsalt nunnu ja ilus, seal on oma selline pimedus ja oma selline vägivald ja oma agressioon. Ja nagu ka kassides. Nagu ka kassides. Et see maailm ei ole kuidagi ideaalne, jällegi tegu on düstoopilise tulevikuga. Aga see on ilus mäng. Mitmes mõttes ta on ka graafiliselt väga ilus, kui teda mängida võimekam arvuti või PlayStation 5 peal, ma ei ole teda vaadanud või proovinud PlayStation 4 peal, et kas ta seal on väga ilus. Aga mis mind natukene tõesti nagu muretsema paneb, ongi see, et noh, nagu sa ütlesid, et ta võiks olla tegelikult päris lahe mäng, mis huvitaks hästi paljusid inimesi, aga ma ei tea, et see nagu tegelikult see on ikkagi päris probleem, et see loogika, mis arvutimängudes on täna olemas, nagu sisse kirjutatud nende aastakümnete jooksul, kuidas need mängud on kujunenud, see mida meie justkui nagu tunnetame noh, loogiliselt, et meie jaoks kõik see, et kui sinu ees avaneb mäng ja seal on mingi tegelane ja sul on käes pult, siis on hästi suur tõenäosus, et sina tead esimese hetkena, kui sa seda pilti näed, mida teha. Kui see tegelane, kui sa vaatad läbi kellegi silmade, siis sa tead, et nii kui sa lükkad seda nagu puldi seda joystickut ettepoole, siis see tegelane hakkab liikuma ja oma teise käega saad sa teist joystickut liigutades vaadata paremale vasakule üles alla ja tõenäoliselt sa tead, et kui sa oma puldil vajutad seda päästikunuppu, siis see tegelane tulistab. Aga täpselt need samad nupud platvormimängus, kui sa näed, eks ole, kogu seda tegevust külje pealt, et siis kui sa ülesse poole lükkad, siis on hästi suur tõenäosus, et kas ei juhtu midagi või see tegelane hüppab üles. Ja kui ta ei hüppa üles, siis sa tead, et tõenäoliselt sa vajutad mingit nuppu A, mis hüppab. Noh, nagu kõik sellised asjad, mis on nagu, sa isegi ei pea mõtlema selle peale, sinu jaoks on hästi loomulik, et nii kui see pilt ette tuleb, sa tõenäoliselt tead mida teha. Enamus inimeste jaoks on täiesti nagu null. Neil ei ole mitte mingit kogemust või isegi eeldust arvata. Või samamoodi kui on automäng, siis tänapäeval tõenäoliselt sa tead, et kas sa hoiad mingit A-nuppu all või seda sama päästikut ja see auto kiirendab. Noh, nagu kõik need asjad on meile hästi-hästi loomulikud, tulevad kuskilt nagu aastakümnetega kogunenud mingisugusest pagasist, aga enamus inimestel on see nagu täiesti võõras maailm. Ja selle õppimine võtab päris palju aega. Ja. Kas me oleme maininud oma saates seda väikest videot YouTube'is, kus see, aga me võime selle uuesti nii mainida, kui ka saate märkmetesse panna. Jah, et ehk siis on siuke tore väike, ma ei tea, uurimuslugu YouTube'is, kus siis üks YouTuber palus oma pruudil mängida erinevaid mänge ja see pruut ei mängi muidu oma tavapärases elus üldse mänge. Nii et see oligi natuke nagu siuke eksperiment, et kuidas tajub inimene, kes mänge ei mängi mänge ja kui pädev ta on nagu puldi kasutamisel ja nii edasi ja sealt ikka koorus kohe välja palju selliseid, ma ei tea, kellele üllatavaid, kellele üldse mitte üllatavaid mingeid nagu selliseid tõdesid, et nagu sa, Ivo, praegu ka rääkisid, et siin ei ole mitte midagi iseenesest mõistetavat tegelikult selles asjas, et kuidas pulti kasutatakse näiteks, et ka see pruut seal videos nagu tegi mingeid väga-väga kummalisi asju ja väga-väga pikalt, et seal see YouTuber siis üritas ka kuidagi lasta pruudil niimoodi nagu avastada ise ja teha siis neid vigu nii pikalt, kui ta neid juhtus tegema, et ta katsus mitte sekkuda, aga kohati see läks täiesti ikka nagu talumatult nagu
aeganõudvaks ja kuidagi nagu vaevaliseks kogu see asi nagu, et kuidas, ma ei tea, mingist ühest toast teise saada või et kuidas lõpuks jõuda selleni, et ta saaks aru, et ta ise taipaks, et ta tegelikult saab ka nagu muuta oma vaatenurka näiteks. No Portal oli see hea näide, eks ole, et sa võid ette kujutada, et inimene, kes on mänge mänginud, Portali kõige esimene pusle on hästi lihtne. Aga see ei ole hästi lihtne, kui sa ei ole mitte kunagi varem nagu 3D shooterit mänginud. Jah, et kui sa ei tule selle peale, et sa saad vaadata vasakule ja paremale ja üles ja alla, et sa ei pea liikuma nagu tank lihtsalt niimoodi nagu ette taha, et noh, et ma ei tea. Väga huvitav video, paneme saate märkmetesse selle video. See oli jah minu jaoks hästi silmi avav ka see video ja tegelikult samamoodi siis oma see elukogemus, et kui sa nagu vaatad, kui sa nagu päriselt esimest korda vaatad kedagi, kes ei ole harjunud mänge mängima, et sa võid ju rääkida küll, kuidas videomängud on nii lahe žanr, kõik võiks proovida ja teha ja värki. Kui sa ei ole sellega varem kokku puutunud, see on ikka päris suur ja raske samm tegelikult sinna maailma. See ei ole nagu, et sa pole kunagi komöödiafilme vaadanud, et nagu proovi, et noh, nagu äge ju. Aga et noh, sama võiks seda kassimängu soovitada nagu pooltel oma sõpradele, see oleks neile ääretult tore ja lahe kogemus, aga nad ei jõuaks seal isegi ilmselt sellest nagu Tutorial Islandist kaugemale, nad ei jõuaks isegi sinna dystoopiasse veel sissegi, sellepärast et nad lihtsalt nagu ei saaks selle kassi juhtimisega tõenäoliselt väga hästi hakkama. Ja see frustreeriks neid ja siis nad ei viitsi. Ja, tõsi. Tõsi. Peaks tagasi Orumetsa munade juurde. Ei. on sul elus ka vahepeal mingeid põnevaid asju olnud, kus sa oled otsustanud midagi boikoteerima hakata? Jaa, sõda Ukrainas näiteks. Sa boikoteerid sõda? Otsustad seal mitte osaleda? Ei, ma boikoteerin selle sõja pidamist omal tagasihoidlikul moel, ise mitte tappes inimesi ja nii edasi, aga sina ütlesid, et sul on mingisugune imelik teema veel täna välja pakkuda. See oligi see osi. See oli see imelik teema või? Ma mõtlesin, et siit tuleb veel mingisugune mingi purakas nagu siia saate lõppu. Ei, see purakas oli see Stray. Aga ma just mõtlen, et tegelikult see, kui me nüüd tagasi tuleme selle alguse juurde, kas see nagu väga palju nagu ei reageerinud sellele osiloole või sa võib-olla ei arvanud, et see on piisavalt erakordne? Ei, seda oli huvitav kuulata ja ma isegi ütlesin sulle, et Ivo, hea oli kuulata sinu isiklikku lugu selle kohta, kuidas... Ma tahaks rohkem sinu isiklikku lugu sellega seoses kuulata. Vaata, Osiga seoses või? Ei, või noh, ma ei tea, mille iganes, aga mis see sulle pähe tõi? Kui ma rääkisin sulle nendest 2 osiloost, mis sulle nagu pähe tuli? Kas sul on oma elust mingi paralleeli tuua? Vaata, kuidas see saade toimibki sellega, et vaata, me nagu jagame kogemusi. Et üks räägib ja jagab isiklikku muljet ja kogemust ja mõtet ja siis teine teeb sama, vastab selle samaga. Põhjal, vaata, kuidagi nagu ehitab seda lugu üles. See vestlemise kunst on üks kunst, mida mina veel ei valda. Sa oled rohkem kirjutaja kunstiga. Ma olen rohkem süke, ja kirjutades vaata, sa saad ainult üksi rääkida ja keegi vahele ei sega. Et ma olen selles mõttes nagu... Aga kuidas siia see nagu teiste autoritele kommentaaride andmine käib, et noh, kui sina näiteks kirjutad raamatut ja siis annad selle Sassile, et kuule, et anna tagasisidet, siis just kui ta seal nende kommentaaridega seal ääres, siis ta nagu hakkab sinuga ju... Astub dialoogi, aga see on nagu minu algatatud ja ta ikkagi peab rääkima ainult minu teosest. Ja kui ta ütleb, et kuule, et see peatükk on ikka sitt. No, siis me saame sellest rääkida, aga ikkagi kokkuvõttes nagu jutt käib, fookus on minul kogu aeg, mina olen tähelepanu keskpunktis, et see ongi selles mõttes, et see kõik on mind ära rikkunud ja ma ei ole tegelikult õige inimene seda saadet sinuga koos tegema, aga... Sa võid seda kirjalikult äkki edaspidi teha, kas see oleks lihtsam sulle? Et ma alustan saadet, et täna on meile Jimilt tulnud järjekordne kiri. Ja siis ise loed selle ette. Ja siis reageerin selle. Tegelikult see võib olla väga huvitav, võib-olla mõte spin-off saateks. Ei oleks huvitav. Aga... Patreoni special. Patreonis, jah. Minu isiklik seos sellega, mulle lihtsalt meenus see, kuidas ma natuke sain maitsta sükest nagu rändava artisti elu ja elustiili. Ja see oli siis, kui me olime tuuril. See oli siis, kui sa sõid Orumetsa mune?
ei, siis ma veel ei teadnud isegi vist Orumetsa munadest midagi. Et see oli Orumetsa munade eelne periood minu elus ja see oli siis, kui me olime just teatrikooli lõpetanud ja me olime tuuril Euroopas oma diplomi lavastusega. See kõlab rohkem nagu tõesti pelmeenide aeg või isegi kiirmakaronide aeg, mitte pošeeritud munade aeg. Täpselt. Nii, ja siis oli niimoodi, et me elasime hotellides ja nagu sõitsime ühest linnast teise ja siis see oli, see kõik ei kestnud ka mingi üüratult pikalt, praegu võib jääda mulje, et see kestis 3 aastat või midagi, et tegelikult see oli nagu oluliselt lühem aeg, aga ikkagi piisavalt pikk aeg, et kuidagi juba tunda seda ma ei tea, juurtetut tunnet, mis võib olla ka paljudel, ma ei tea, muusikutel eriti, ma arvan, kes reisivad palju ja on, ma ei tea, 2 aastat järjest tuuril näiteks, kus sa eladki, sinu elu kulgeb nagu erinevates, ma ei tea, sõidukites, hotellides, erinevatel lavadel ja iga päev toob endaga kaasa erinevaid selliseid pealiskaudseid, aga sellegipoolest lõbusaid selliseid kiirtutvusi inimestega ja lõppkokkuvõttes sa ikkagi lõpetad seal oma hotellitoas nagu ja oled väga väsinud, aga samas kuidagi nii elevil ja kuidagi, ma ei tea, adrenaliini nagu täis pumbatud, et sa kuidagi ei suuda nagu enam nagu maha tulla nagu sellest nagu, ma ei tea, nagu eksalteeritud olekust, on ju, ja siis ma hakkasin nagu vaikselt aru saama, kuidas sihuke destruktiivne käitumine võib väga kutsuv olla mingist hetkest alates, sest et sa oledki nagu nii üles köetud nii sageli palju sagedamini kui, ma ei tea, harilik inimene, kes lihtsalt käib oma kontoris tööl, on ju. Et kui sa nagu igal õhtul laval kütad ennast niimoodi üles, et sa pärast nagu ei suuda enam nagu maha rahuneda, siis hakkabki pihta see, et nagu tegelikult tundub hea mõte nagu, ma ei tea, juua alkoholi ja sealt edasi juba hakkad mõtlema, et tõepoolest, et võib-olla kui ma teeksin seda kõike nagu aastaid järjest, siis ma tegelikult juba hakkaksin mõtlema mingite narkootikumide peale, pluss lisaks nagu mingisugune sihuke nagu seiklusjanu, nagu mis sellega kaasas käib, et et aga mis ma siin hotellis passin, et tahaks ikka nagu, ma ei tea, sõita mööda linna ringi ja nagu, ma ei tea, saad aru, minna nende juhututvustega nagu kaasa ja vaadata, kuhu need viivad ja käia nagu pidudel, panna nagu hullu, vaata, on ju. Aga selle kõige juures ongi see ka, et tegelikult on selle kõige nagu algpõhjuseks ka mingisugune sihuke nagu üksildustunne ja sihuke kurbus, et sa tegelikult nagu oled kõikidest oma sõpradest eemal, samas need inimesed, kellega sa oled seal tuuril, on ka su sõbrad, on ju, aga nad ongi ainsad inimesed, keda sa üldse nagu näed, vaata, ja nemad on ka oma kodust eemal ja kogu aeg sõidus ja ühesõnaga tekib mingi hästi imelik sihuke hoopis nagu teistsugune sihuke seisund ja ma ei tea, nagu elurütm ja nagu elukorraldus, mis ühesõnaga, et kui ma natuke aega seda elu elasin, siis ma enda arust hakkasin nagu palju paremini aru saama sellest, miks nii paljudel eriti muusikutel nagu läheb lõpuks nii halvasti või mitte lõpuks, vaid tegelikult nii varakult nii halvasti, et kui sa nagu selles pidevas nagu sõiduvees ei leia ühtegi pidepunkti, mis sulle tuletaks meelde, kes sa ise oled ja mida sa tegelikult tahad ja mis on su elus nagu püsiv, kui kogu aeg kõik ümberringi nagu muutub ja sa oled siukses nagu lõbustuspargis nagu 24/7 ja sina oled peaesineja seal lõbustuspargis et siis kuidagi, ma ei tea, see nagu teeb midagi inimese hingeeluga, mis võib olla nagu väga kohutav ka. Nii et ma saan aru, millest Ozzy laulab oma nagu tagasihoidlikul mini nagu, et sain nagu mini versiooni nagu sellest nagu kätte. Mitmed artistid on rääkinud, et see teenarkootikumid ja nii tihti, ei olnud isegi tihti vabatahtlik, vaid vajalik selles suhtes, et see toodi nagu management'i poolt nendele lauale, et kuulge, et ei jaksa enam, on ju, et nüüd enne kontserti pannakse upgrade sisse ja peale kontserti rahustid, eks ole. Siis sihuke suhteliselt nagu, sa pead olema
sa kogu aeg reisid ühest kohast teise, see on meeletult väsitav, kurnav. Sa pead olema seal laval, eks ole, oma parimas vormis, eks ole, pannakse sisse siis mingid sellised narkootilised ained, mis tuju tõstavad, mis annavad energiat või vähemalt tekitavad sulle tunde, et sul on seda energiat ja muidugi pärast seda sa siis ei suuda ju magama jääda, kui sa oled just tuhandet inimest ees olnud ja ei suuda sellest nagu välja tulla. Ja siis sul on vaja rahusteid, sellepärast, et muidu sa ei ole jälle homme üldse nagu valmis seda kõike tegema. Et seda on rääkinud väga paljud ja ütleme sellest laastavast mõjust ja sellest kuidagi nagu ära kadunud tundes sellest kõigest on üks võib-olla kuulsamaid teoseid on Beatlesite lugu Help, mis on ka suuresti kirjutatud, vähemalt minu teada sellest, et neil hakkas ka juba raske selles kõiges. Näed jälle asi, mida ma ei teadnud. Jah, on meil veel midagi rääkida? Ma ei oska selle peale enam midagi siit edasi minna. Ma olen kuidagi, mina tunnen, et see nagu minu jooksuenergia, mida ma kätte sain, on kuidagi hakanud ära vajuma. Kell on muidugi kohe juba südaöö ka. Aminui. Nii et... ma korraks ei saanud aru, mida sa ütlesid, aga siis ma sain aru, et see oli prantsuse keeles. Oli, tõesti. No ei, me võime otsad kokku tõmmata küll, ma lihtsalt nagu võib-olla lõpetuseks ütlen, et literaadis minu pošeeritud munad olid väga maitsvad, aga Jimmy inimene jäägu ta anonüümseks, kellega koos ma käisin neid pošeeritud mune täna söömas. See ei olnud su ema seekord. Jäägu ta anonüümseks. Selle inimese pošeeritud munad olid seest ikka täitsa vedelad. Ma ei tea, kas see on pošeeritud munade puhul hea või halb? See on, no selles mõttes nad nagu ideaalis võiksid olla nagu vedelad, aga mitte nagu siuksed, et sa lõikad lahti ja siis tuleb sealt see Rocky Balboa nagu see joodav muna välja, on ju. Okay. Nii, et see taldrik ujus tal seal sellest munavalgest, mis oli vedel. Ja siis ta mõtles, kas süüa või mitte süüa, aga samas ta oli nagu väga nukker, et sellised orumetsa munad talle toodi, on ju. Ja siis ma ütlesin, et saada tagasi. Ja siis ta tegi seda. Nii, ja siis toodi talle uued orumetsa munad. Ja need omakorda olid väga soolased. Ja tema järeldus oligi, et järelikult kokk vihastas ja nüüd pani nagu vihaga soola. Me ei tea, kas see päriselt ka nii oli. Nii et selles mõttes see ei ole praegu nagu ametlik etteheide süüdistus restoranile literaat, mis mulle endiselt, ma rõhutan, väga meeldib. Mulle meeldib see koht ja mulle meeldivad need toidud ja sellepärast ma seal muud kui käingi, on ju. Ja isegi sina, kes sa seda kohta boikoteerid, sa nagu ikkagi käid seal nagu järjepanu. Nii, aga lihtsalt jah. Mul on seal üks asi veel juhtunud, mis mulle otseselt ei meeldinud, aga ma ei saanud aru alguses. Räägi sellest. Ma tellisin omale ühe nduja vorstiga pitsa või see oli vist Divola pitsa. Ja ma hiljem muidugi ei hakanud nagu uurimast. Minu mõelest seal ei olnud nduja vorsti. Minu see oli lihtsalt pepperoni. Aga see polnud nagu isegi väga suur probleem. Ta oli täitsa okei pitsa. Suurem probleem oli, et ma tellisin sinna kõrvale ühe Leffe Blondi õlu. Ja ma mõtlesin, et see maitseb nii imelikult. Kas viga on kuidagi minus või milles see asi on? Kas nad panid mulle vale õlle või midagi igatahes on valesti. Aga mulle jäi pigem mulje, et nad vaatasid mulle otsa ja mõtlesid, et sellele inimesele küll alkoholi anda ei tohi. Ja olid mulle andnud alkoholi vaba Leffe. Ma sain sellest aru, kui ma maksma läksin ja mul tuli sinna kassaaparaadile tuli see tekst ette. Aga siis ma sain vähemalt aru, et miks ta imelikult maitses. Vaata, kui kummalised asjad juhtuvad seal. Ei ole otseselt halb. Ta lihtsalt maitseb teistmoodi kui Leffe Blond. Aga tegelikult see on täiesti uskumatu, nagu mis kõik on juhtunud meil restoranis literaat. Ja jälle ma ei teadnud, et see on miski, mis meie mõlema elus niimoodi nagu, mis meid ühendab tegelikult. Ja vaata, ühine trauma ju ühendab ka inimesi ikka päris, see toob lähemale. Nii et mul on hea meel, hea meel tunda, et me oleme jälle nagu paremad sõbrad kui enne. Tõsi. Merci pour l'écoute. Ja kohtume literaadis. Kui mitte mujal.